ja just Ave ütles, et noh, siiamaani ei ole ühtegi madu näinud ja meil oli In 600 meters, turn right onto Old Pacific Highway. Madu näinud. Ja siis just kaks sekundit hiljem madu keset teed sõitsime täpselt niimoodi, niimoodi, et me teda alla ei ajanud, aga tundus pruuni värvi madu, et väga, väga põnev. Nii et nägime ära enda esimese mao. Õnneks autost. Õnneks autost. Ja kaasa ta meiega ei tule. Turn right onto Brooklet Road. Oleme nüüd jõudnud Killen Fallsi, kus väidetavalt peaks olema vihmamets, aga praegu on see kuiva hooaeg, nii et see tundub nagu täitsa tavaline, lihtsalt siuke lopsakam Austraalia mets. Aga siin on väga ilus kosk, kus väidetavalt on ka väga hea ujuda, aga samas oli silt, et siin võib olla sellist ohtlikku vetikat, et siis me ise ei hakanud nagu riskima, aga päris paljud on tulnud rätikutega vastu ja nägime ühte juba ülevalt ujumas ka. Aga jah, me ise igaks juhuks ei lähe vette, et mine tea, mis vetikas see on. Aga väga ilus koht. Nagu näete, siis meie auto on ekstreemselt korras lausa. Siin on mingid märgasid salfakaid, siin on mingid paberid, siin on meie prügikott, siin on mul akupank, siin on mingi rannakott, siin on mul müts, siin on meil sushi, mis me ostsime. Siin on autojuht. Ja siin on kõik muu kola. Kui me sõidame, siis ei ole kõige ilusam, aga voodis on me küll väga ilusti tehtud, et ei ole tegelikult nii raske, kui me arvasime reisi algul. Ja nüüd olemegi teel järgmisesse ööbimiskohta, kuhu jääme 8 päevaks. Ja siis vaatame, mis me seal ette võtame. Me oleme praegu enamasti siis me ööbime alati kas Airbnb-des või siis me oleme nüüd holiday parkides siis ööbinud, sest meie esimene holiday pargi kogemus oli minu arust meeletult hea. See oli suht soodne, me maksime mingi $28 töö eest äkki, mis 2 inimese peal on minu arust väga okei. Edaspidi on meil olnud veidi kallimad ja täna meil on selline, võib-olla mõni naerab, aga ma tõesti nagu mulle üldse meeldi putukad, looma või nagu sellised, kes mingi võivad ehmatada sind või ma ei tea. No mulle ei meeldi need putukad siin, mitte keegi ei meeldi mulle. Ja tavaliselt on olnud nendes holiday parkides nii, et väga ilusti on siis WC-s ja vannitoas nagu uks kinni, sest valgus peavad putukad sisse ja mingid konnatöö tulla või näiteks maadud on tegi. Aga praegu selles ei ole, see on veidi see vanem holiday park ja Anne, see oli kohe täiega nunnu, et nagu tore koht, mingis mõttes ongi, et siin tegelikult kõik on nagu väga puhas. Aga näiteks siin ei ole uksi siis vannitool ja WC-l ja siin ongi juba valguse peal mega palju putukaid, lampide juures on eriti ja siis meil on üks elektriline hambaharjannasega ja siis üks peseb ära ja siis vahetame nagu otsikuid. Ja siis läksin Hannesele oma seda hambaharjandma ja see oli see suur roheline on ja ma ei julge isegi uksest välja minna, sest oli täpselt ukse ees ja ma kardan, et on mingi liikunud või tuleb äkki siia poole. Võtan äkki saan näidata teile.
nagu nad ei ole ohtlikud minu teada, jah, nad ei ole ohtlikud, aga kui ta on nii erkroheline, siis ta näeb välja väga ohtlik ja üldse ta on nii suur ja rõve. Ma olen tegelikult tööl ka ükskord nägin seda rohelist puukonna. Kuskil 7-8 sentimeetrit pikk, siuke ilus roheline konn. Läksingi just välja ja siis tuli üks mees, ütles, et ta tuli vaatamas konna ja siis ma küsisin, kas on meediakonnad, ütles jaa, et eile oli seal olnud 2 samasugust konna ja et ta tuligi praegu lihtsalt vaatama ja eile ta oli siis tõstnud ta nagu sinna, sinna väike selline nagu istutiste ala, et ta oli siis tõstnud sinna istutiste ala peale selle konna. Siis küsis, nii ilus konn ju? Ei ole. Siis on ka, et on ohutu, et pole midagi karta, aga ei ole ikka ilus. Siin on näide ka sellise matkamise argielust. Meil on siin sellised tuled, mida me praegu kasutame nüüd pesunöörina. Väga funktsionaalne auto. Nii, tere hommikust. Et täna olemegi siis sõidus. Tulime siia Coffs Harborisse ja sõime hommikust ka, aga olime nii näljased, et see läks lõmpsti alla. Ja nüüd tulime siia jalutama, teeme vahepeal selliseid peatuseid. Ja nüüd lähme kuskile saarekese peale ja vaatame, äkki näeme mõnda vaala ka. See pidi hea vaalavaatlus olema. Siuke kõrgem mäemoodi saareke või künk moodi. Fever is gripping. Nobody's listening. Luster is fading. Samas, kus need eestlased olid? Päris järsk tõus on siin. Ja nüüd kõnnime kuni jõuame tippu. See vist seal on tipp. Wall Street is jumping. Still the music keeps pumping. If you can't decide between wrong and right, if you can't see. Väga huvitavast kivimist ka tehtud. Siuksed teravad servad, aga väga hea haakuvus on siin, ei ole üldse libe. Vaatame, mis me sealt näeme. Järjekordse bookingut siis ühte holiday parki, kus me täna öösel kavatseme ööbida ja alati seal on see, et kas meil on vaja seda power site'i või meil on vaja unpower site'i, ehk siis meil ei ole vaja seda mingit võrku või voolu või mida iganes ja vett on ju, me oleme lihtsalt oma autos ja seal selles suhtes vett nii palju, et me saame käia holiday pargi nagu aladel siis
pesemas nii on ju, aga me magame autos. Ja siis nad alati küsivad, et kus sa magad ja kas sul on telk või midagi, siis me ütleme alati, et ei, meil on lihtsalt auto ja me magame autos. Ja siis täna see, kes võttis vastu, ütles, et sa ei saa ju autos magada. Ja siis Anne ütles, jah, ma saan. Ja siis mõlemad naersime lihtsalt täiega. Ja väga meie kahtlevad. Siis me olimegi, miks me ei saa või nagu, mis asja, et kas nagu nad ei luba või miks nad ei luba. Ei saa aru, kuidas nagu segab. Me ehitanud omale voodi autosse ja minu meelest see ei ole väga haruldane Austraalias, et inimesed seda teevad, nii et ei tea, ei saa aru. Nii, asjad on nüüd sealmaal, et oleme jõudnud Port Macquarie'isse. Parkisime auto ära järjekordsesse karavanparki. Väga ilus karavanpark, ainult $30 oli. Sellega oleme väga rahul. Tegime auto ära ja siis nüüd tulime jalutama ja siis võtame linna pealt midagi süüa ka. Praegu kõnnime hea Purksi koha poole ja jalutame siin kauni vaatega kohas. Open up the floodgates to the rising sea. This is coal. Don't be afraid. Don't be scared. The treasurer knows the rule on crops. It's coal. Dinosaur stories, reliving past glories. Tulime sellisesse kohta nagu Bogey Hole, kus on kaljude peal selline bassein moodustunud ja sellised ilusad vaated siin, et siin saab täitsa ujumas käia. Lost in for gold. Fast fishing for souls. They said it wasn't coming. When you it wasn't coming. If you lift your gaze, put your toys away. Well, it looks like rain on the western flame. Ja nüüd meie content peaks minema palju sujuvamaks ja paremaks, nii on meil endal parem kokku panna ja parem content teile. Nii et kui te juba seda ei tee, siis palun kutsuge oma kõiki sõpru ja inimesi vaatama ja jagage meie videoid. Äkki hakkame kunagi raha tagasi teenima. Manifesting. Lost in for gold. Fast fishing for souls. They said it wasn't coming. When you it wasn't coming. If you lift your gaze. Tundub, et siin Austraalias on ka kommunismi alged. Mis see? Don't wake me up in the middle of the night, 'cause I